Alanud on koroonapiirangute teine aasta Euroopas ja Euroopa Liit on segaduses. Haigete arv kasvab, vaktsiini on vähe, kõik ei soovi end vaktsineerida lasta. Mõned siin Eestis ei väsi kordamast, et venelased suhtuvad vaktsineerimisse skeptilisemalt kui eestlased. Venelastel olevat ju kitsas infoväli. Nagu näitas ajakirjanik Anton Aleksejev, on tegelikult kõik vastupidi. Venelased saavad teavet suuremast hulgast allikatest. Sellest tuleneb ka suurem segadus. Ja kuidas saaks jättagi segadusse sattumata, kui uudised selle kohta, kas AstraZenecat soovitakse või soovitata inimestele, kes on nooremad kui 60 aastat, vahetuvad iga paari tunni tagant. Skepsis vaktsiinide suhtes on üle-euroopaline nähtus. Isegi need hirmud, et meid kiibistavad kurjad reptiloidid ei tunne piire. Nagu näitas märtsikuine küsitlus, kardab umbes 10% sakslastest ja prantslastest seda, et vaktsiinis on mikrokiip, et see muudab nende DNA-d ja et see kõik on ülemaailmne vandenõu. Kuid sellised on vähemus. Peamiselt kardavad inimesed kõrvaltoimed ja seda, et vaktsiine pole piisavalt testitud. Mina ei ole ekspert, et selle üle otsustada, kuid ütleme tehing Iisraeli ja Pfizeri kampanii vahel sunnib mõtisklema. Tehingu tingimuste kohaselt sai Iisrael väga palju vaktsiini ja suutis 2. aprilliks vaktsineerida 60% elanikkonnast. Kuid selle eest saab Pfizer andmed vaktsineeritud kõrvaltoimete ja muu taolise kohta. Iisraelis sai selle korporatsiooni Hiigel laboratoorium. Vähe sellest on kartus, et võõrastesse kätesse satuvad ka inimeste isiklikud andmed. Selline oht on erinevalt reptiloididest täiesti reaalne. Aprilli alguses kirjutas Briti ajaleht Guardian sellest, kuidas üks Ameerika ettevõte end Euroopa turule pressib. Ettevõtte nimi on Palantir ja see on kahtlaselt tihedalt seotud USA valitsusega. Sedavõrd, et Palantir oli ainus eraettevõte, millega Euroopa Liidu delegatsioon aastal 2019 visiidi ajal Washingtonis kohtus. Palantiri juhiga kõnelesid nii Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kui konkurentsivolinik Margrethe Vestager, millest ei ole selge. Minu kolleeg Sofi Entvelt tegi järelpärimise Euroopa Komisjoni ja sai 8 kuu pärast üsna kõrvale hiilivad vastused. Sofi viitab sellele, et Edward Snowdeni sõnul aitas Palantir USA eriteenistusel spioneerida kogu maailmas. Samal ajal tegutseb see ettevõtte Euroopa Liidus kõikjal. Üks näide. Möödunud aastal sõlmis ta 0-summa lepingu Kreekaga. Ametlikult käis jutt tarkvarast koroonaviiruse leviku analüüsimiseks, kuid lepingu kohaselt võis Palantir saada suuremahulised andmed, kusjuures klausel selle kohta, et need ei või olla isiklikud andmed, kõrvaldati kiiresti. Lepingust ei teadnud peaaegu keegi, kuni sellest ei hakanud kõnelema, nüüd te üllatute Ameerika saadik Kreekas. Puhkes skandaal, alustati uurimist, Kreeka katkestas töö ettevõttega, kui teised Euroopa Liidu riigid sõbrustavad Palantiriga endiselt. Muide, Palantir on sõrmust isanda triloogias Võlukuul, mille kaudu must isand Mordorist kangelase jälgib. Meil on kombeks nimetada Mordoriks Venemaad, kuid ma pelgan, et siin ei ole meie suunised päris adekvaatsed. Vaat niisugune lugu geograafiaga. Ärge haigeks jääge ja kohtume nädala pärast.